sõitma. Kõik kättele. Kena päeva. No hei, head vaatajad. Long time no see. Täna on mul hea meel teid viia ühele ägedale üritusele. Long story short, edasi ajakiri, veebiajakiri Seni. Meil on neil on täna esimene selline paberajakirja esitlus, mis tähendab, et nüüd on võimalik siis lugeda ka füüsilisel kujul midagi käes hoida ja midagi mõnusat müravaba meediat lugeda. Ja see üritus leiab aset Vaba laval, kus on koha kokku kutsutud hulk ägedaid inimesi, meediategelasi, ajakirjandusspetsialiste. Peaks tulema väga äge, veini saab ka ja edasi.org saab täna uue hingamise, nii et lähme kaeme selle ürituse üle. Ilm on hea, suve on mõnus, mulle meeldib. Kevad on käes. Veeti jalgu sain otse. Väga mõnus vibe on loodud ja kuna enne siia üritusele tulemast tegin ma ratta, kus soliidselt 40 kilti Ironmaniks ikkagi vaja treenida ju, siis üks tume valmermuisa maitseb väga hästi ja kuna sündmus on tähistamist väärt, siis terviseks, aga kuna ma unustasin mainida, et üritus toimub mingil määral ka Jazzcar raames, siis väga mõnus vibe on, ma ei ole siin Kärbses niimoodi enne varem chillimas käinud, aga väga mõnus õhkkond on loodud ja üksi ma siin praegu chillin, aga nagu ma nägin, siis peasaalis on väga hubaselt üles valgustatud lava, mis tähendab, et seal on üks äge talk show, kus räägivad oma ala spetsialistid Raivo Vare ja teised, ja see võetakse kõik laivis üles, nii et peaks kindlasti ka targemaks saama. Mina on nii-öelda uue noorem generatsiooni esindajana või võib-olla selline uue meedia inimene peaksin kindlasti midagi arukat kõrva taha ka saama, aga tegelikult ma tahaksin käes hoida juba edasi paberkandjale ajakirja, sellepärast et teame me ju, et tänapäeval selle paberajakirja nii-öelda elluäratamine ja sünnitamine võib olla selline mõneti riskantne liigutus, aga ma arvan, et see tuleb päris äge. Siis täpselt kell 5:10 astuvad lavale Ilmar Raag, Rein Veidemann, Tiina Kaukevere ja Scott Deal. Ja siis nad vestlevad, me ei tea, mis keeles. Me aimame, et inglise keeles, solidaarsusest, aga samas on kõik keeled, välja arvatud liivi keel ilmselt laual. Aga meil oleks kuidagi tarvis õppida nagu ka sellisel rahulikumal ja ambivalentsemal maastikul kuidagi arukalt käituma. Ja ma arvan, et see ongi nende kahe ajastu vahe, et tegelikult 90ndatel aastatel tundus maailm olevat väga selge, midagi jõujooned olid selged, arvasime ju, et on ajaloo lõpp ja nüüd on nagu elu eeskirjad on kõik selged paika. No nii, tund aega mõnusad talk show'd on praegu ühel pool ja kuidas ma teile ütlen, pean ausalt ütlema, et ma ei ole nagu eriti intensiivne või selline tihedane raamatulugeja, olgu selleks ilukirjandus või mis tahes muu. Ma loen küll väga palju, aga ma loen nagu väga hoolikalt valitud meediat, et ma ei vaata telekat ja nii edasi, et mul tuleb mingi mõte või mingi huvi, siis ma lähen ja tutvun selle konkreetse subjekti või teemaga süvitsi, eks ole. Aga nagu väga lahe oli see, et mina kui noor tegelen tegelikult, eks, ja meil kõigil sama probleem, et tähelepanu võib-olla ei püsi väga palju ja edasi ja sa tuled ja kuulad, kuidas kaks oma eriala spetsialisti Kadri Liik ja Raivo Vare, kes on tegelikult siis nii poliitikas kui majanduses kui igasugustes muudes küsimustes äärmiselt pädevad, võtavad tunni ajaga, siis suudavad võtta läbi kuidagi sellise spektri teemasi. Olgu selleks sise-välispoliitika, mingil määral inimlikkust või nagu isegi mingit hingestatust seal sees, eks ole, ja samas siis ja maailma küsimused, olgu selleks mingi Brexit või artificial intelligence, ehk siis AI, ehk siis nii-öelda tehisintellekt, eks ole, ja tunni ajaga see kuidagi formuleerida selliseks sisukaks jutuks,
et see on nagu väga huvitav mulle jälgida seda enam, et ma ise pidevalt istun kaamera ees ja mõtlen, kuidas võimalikult lühikese ajaga võimalikult kompaktselt üle käia võimalikust suurest hulgast teemadest ja võib-olla seda võimalikult arusaadavalt vaatajatele seletada. Selles mõttes nagu väga lahe. Aga jah, ma jooksen kohe sisse tagasi, sellepärast, et tund aega mõnusat talkshow'd on möödas, aga edasi tuleb meil Reigo Ahvenaga äärmiselt, kuidas ma ütlen, selline šarmantne karakter, intervjueerib Anne Ermi 15 minutit, ma lähen kuulan hea meelega sellega ära ja peale seda saab siis lõpuks kätte tõenäoliselt selle paberajakirja, mida meile siis kaamera ees tutvustatakse ja peale seda peaks tulema mingi üllatuskülaline ja siis lõpuks saab ajakirja kaasa ja pokaali veini ka, nii et see on ikkagi main event, mida ma tegelikult ootan, aga äärmiselt põnev, ma lähen tšekin veel, mida põnevat räägitakse. Aga mul oli piinlik, siis ma mõtlesin, et oleks hea nali, kui ma võtaks ära oma nimi, paneks tagasi nagu Imbi, Imetore ja mõned teised nimed, mis oleks huvitavad eestlastele ja ma panin Bello Vikerkaar, see oli üks. Nii, kõigile meeldib veinitada, selles ma ei kahtle, eks ole, kaasa arvatud mulle, aga ma leidsin siin veel ühe üritusel osalenu ja küsiksin ka teie käest, et kes üldse võib-olla võiks endale edasist meelepärast sisu leida, et miks üldse sellele saidile võib-olla ära eksida siis, Ma arvan, et edasi on kõikidele inimestele, kes huvituvad sellest, mis meie ümber juhtub ja ma tegelikult tõstaks väga esile ka just seda esteetilist poolt. Et me väga harva julgeme rääkida sellest, et mõned asjad on lihtsalt ilusad. Me alati üritame argumenteerida nende saamislugu kuidagi mingite muude argumentidega, aga mitte sellega, et lihtsalt see disain on nii hea, et me peame tegema asju, mille kättevõtmine, mille vaatamine pakub juba elamuse omaette. Et see on kindlasti inimestele, kes hindavad nagu igas mõttes ilu meie ümber, hindavad ilu inimsuhetes, hindavad seda arhitektuuris, hindavad seda toidus, reisimises, kõiges selles. Absoluutselt, ja minu arust on ülimalt tore ju näha, et sarnaselt mõtlevad inimesi kokku tulemas sellistele toredatele üritustele ja võib-olla natukene aega veeta ja siis mõtteid vahetada, kui nii võib öelda. Väga äge. Minu meelest siit leiavad hästi erinevad inimesed endale sobivad sisu, et sellepärast mulle edasi väga meeldib ka, et ma ise näiteks saan sealt lugeda majanduse ja välispoliitika kohta, mis ei ole mulle tuttavad valdkonnad, aga seesama, et ma saan nii-öelda noppeid igast valdkonnast ja üldiselt sellist silmaringi avardavat sisu, et tõesti huvitav on lugeda ja mõtlema paneb ja kuidagi selline nagu soe tunne ka, et kui võrrelda võib-olla muidu meediapildiga, mis vahel on selline hästi konfliktne. Ma olen väga nõus ja minust väga mõnus oli vaadata, kuidas samas avasaates Raivo Vare need arutasid nii-öelda tunni aega, nad suutsid võtta kokku kuidagi nii ladusalt maailmas nii palju erinevaid teemasid ja nagu sellise spektri läbi arutada, mis oli väga minust väga hariv ja väga mõnus, et selline ja tervendav kuidagi lausa võiks öelda. Absoluutselt. Ja mis üritust muidu arvad? Ma jõudsin küll hiljem, sest ma tulin otse töölt, aga ma kuulsin seda paneeldiskussiooni ajakirjandusest üleüldiselt ja pabernumbrist, et väga sümpaatne, minu meelest vahva, ma loodan, et ajakirjal läheb hästi. Ma usun, et see, kellele meeldib tekstimõnu, see, kellele meeldib siis hakata midagi lugema ja ta teab, et teine pool, see kirjutaja on püüdnud midagi tõepoolest teha, ta on vaeva näinud, et tuleks huvitav ja mõnus lugeda. Ega seal ei olegi väga sellist poliitiliselt ei ühele ega teisele poole jäävat ja samamoodi ma arvan, et see ei ole ka ei
vanale inimesele või noorele inimesele, et ta üritab nii-öelda sellise uudishimuliku inimese positsioonilt kõigile pakkuda. Absoluutselt, ma olen väga nõus ja mul jäi mõnusalt kõrvu kõlama see sõna tekstimõnu, et kui see on miski, mis võib-olla kõnetab või kellele meeldib lugeda sellist ladusamat juttu võib-olla või läbimõeldumat juttu, mitte lihtsalt päris pealiskaudset, siis ma olen selles osas suuresti nõus. Aitäh teile! Mis ma teile selle ajakirja kohta siis ütlen? Ütlen nii palju, et see pudelõlut ja pokaal veini mõjus väga hästi, mõjus nii hästi, et ma olen nüüd sealt Telliskivist matkanud omadega siia Piritale või Lasnamäe üles ja Pangale, kui nii võib öelda. Meid on jälle õnnistatud suurepäraselt hea ilmaga ja mitte päris kollane, aga ilusat värvi päikseloojang vaatab mulle siit vastu ja edasi ägeda kollase kaanega. Mitte, et ta kollane ajakirjandus oleks, aga võib-olla kergelt pilavalt hoopis kollasekaanega ajakiri mul praegu käes on ja ma olen päris aus, ma hoian ka seda ise esimest korda praegu käes selles mõttes täielikul kujul ja nii-öelda lõplikul kujul ja ma alati ennem nii-öelda siis võtan esimese selle avakirja lahti ja siis vaatan nagu raamatutel ka, vaatan ennem kõigepealt ju esimest lehte ja siis viimast lehte, eks ole. Ja viimaselt lehelt vaatab mulle vastu süük hea küsimus või nagu quote, et mis asi see edasi siis üldse võiks olla, et kas hüüd ja hääl kõrbes. Minu arust see on päris hea. Mõtle korraks, hüüd ja hääl kõrbes. Kõrb, kus võib-olla midagi, kõik võib-olla lootusetu ja võib-olla selget teed ja pääsu silme ees ei paista, siis võib-olla edasi ajakiri just seda on ja ma arvan, et siin ongi sobilik tõmmata otsad kokku selle tänase episoodiga. Mina võtan endale aega ja kuna edasi on aeglane ajakirjandus, siis tõenäoliselt see ajakiri võibki olla selline asi, kus sa võib-olla loed ühe loo korraga ja nagu seminaril ka mainiti, siis seda üritatakse teha niimoodi, et võib-olla aasta-2 pärast oleksid ikka veel need lood sellised, et nende juurde annab tagasi tulla. Et ma võtangi aega ja võib-olla 1 või 2 lugu siin hubases istumises läbi loengi. Tee ikka olge teine tõstu head ja hoidke jalgpedaalil ja lõbuarvelt kokku ja tšau. Oi jah. Õhtu on käes, väljas on juba pime. Lugeda enam ei näe. Jalutuskäik on olnud pikk, et mul peale seda õlle ja veini sai siin korralik matk ette võetud Lasnamäe paekaldale ja tagasi ja tee peal vahepeatustel pargipinkidel olen võtnud läbi siit mõned artiklid, sest et kui midagi teha, siis teha täiega või üldse mitte teha. Ja mis ma saan öelda, et seda, kas paberväljaandel tänapäeva maailmas on tulevikku, seda ju näitab aeg, eks ole, aga kui minu hinnangul, kui midagi üldse võiks saata edu nii paljude muude asjade asemel, mida saadab edu, siis võiks olla see asi üks neist. Sellepärast, et kui kokku tuleb nii palju sisukaid inimesi, mõtlevaid inimesi ja nad veedavad üheskoos, annavad nii palju energiat ja kulutavad nii palju aega selleks, et kanda edasi, jagada mingit sõnumit, siis selles ma ei kahtle, ma loodan, et see asi saab olema edukas, aga eks igaüks otsustab ise. Tšau!